Eelmise sajandi 80-ndatel hakkas siit samast Viru hotelli ümbrusest kulutulena levima ultramoodne kivipesu. Kui tol hallil ajal sai seda soetada vaid Paavo käest ja Soome markade eest, siis tänapäevaks on nii mõndagi muutunud. Näiteks on üks Harjumaal toimetav ettevõte juba paarkümmend aastat tegelenud karjääri planeerimisega ja viinud kivipesu täiesti uuele tasemele. Lähme vaatame, kuidas nad selle kivi puhtaks pesevad. Te olete soetanud endale mobiilse kivipesumasina. Miks on vaja kive pesta? Vaadake, küsimus on selles, et teedeehituses on väga kõrged normid. Standardid on sellised, mis nõuavad erinevat materjale ja materjali kvaliteet peab olema väga kõrge. Ja tänu sellele sai ka muretsetud see seade. Mida see seade teeb siis täpselt? Selle seadmega on võimalik kruusadest välja pesta savi. Savi on see, mis on meie kliimavöötmes väga negatiivne nähe. Ja see tähendab seda, et teedeehitusmaterjali sees ei tohi olla, filtreeruva materjali sees ei tohi olla savi. Vahva uus masin on niivõrd taibukas, et kui kopaga ühest otsast kive sisse valada, sorteerib see kogu kraami suuruse järgi ära ja peseb puhtakski. Isegi liivaterad. Kui puhtaks te selle masinaga oma kivid suudate pesta? No praegu on niimoodi, et meie suudame selle pesta, kus on peenosise sisaldus alla 2%. Looduslikult on see protsent kuni 10%. Mis vahendeid te kasutate kivipesus? Kas te pesete feeriga või kasutate rohkem ökoloogilisemaid pesuvahendeid? Veerit me ei tarvita ja me ei tarvita lihtsalt keemiat. Me tarvitame looduslikku vett ja korduskasutusega looduslikku vett. Me peseme savi välja, seesama savi settib ja hiljem me kasutame seda taas kord selle sama kivi välja pesemiseks. Mis te teete selle saviga, mis te sealt välja pesete? Kas te olete loonud oma firmale savivoolimisringi? Ei ole veel loonud ja praegu meil, kuna see tehnoloogia kõik on nii värske ja uus, me alles uurime praegu oma savile turgu, aga ma olen kindel, et me leiame selle.